Tere tulemast Musta kassi taro lugemisse Veevalajad. See on lugemine teile nädalaks 22 kuni 28 detsember ehk siis jõulunädalaks. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mida nendel kaartidel öelda on. No ma näen seda, et nädala alguses veevalajad ootavad sõnumit. Sõnum tuleb, no kui te seda sõnumit ei oota, no igal juhul sõnum tuleb. Sõnum tuleb ja teil on vaja seoses selle sõnumiga on teil vaja nõuandjat. Ja teil on hirmud. Teil on sellised hirmud. Mulle tundub, et see sõnum ei ole positiivne, et kui ma nüüd edasi vaatan neid rahakaarte ja seda õiglust, mis siin all on, siis mulle tundub, et keegi on teie vastu selle sõnumiga, nagu keegi tahaks teie käest teie materiaalset kasu ära võtta. No ma toon siia ühe näite. No oletame, et teil on abielulahutus käsil. Te saate sõnumiga teada, et teil on lahutus, teid on kohtusse kaevatud ja teine pool nõuab teie käest poolt vara. Aga tal ei ole selle vara jaoks mitte mingisugust alust ega õigust, sest see varandus või see raha on teie teenitud, see on ainult teie teenitud. Te olete raske tööga selle saanud ja temal ei ole sellele tegelikult juriidiliselt mitte mingit õigust seda raha saada. Aga tema arvab, et tal on seda raha õigust teilt küsida. Ja siin all on ju õigluse kaart ja see õigluse kaart ütleb mulle seda, et mis iganes on tema plaanid, siis need ei lähe läbi. Õiglus on teie poolel. Et mis sõnumi te ka ei saa siin nädala alguses ja mille pärast te südant ei valuta, sest ma näen, et siin on asjad on materiaalsed, siin on rahadega seotud ja siin on rahadega seotud mingisugune vaidlus. Kas see on kohtuvaidlus, on see mingi äripartnerite omavaheline mingi rahatüli? Aga see on igal juhul rahadega seotud ja õiglus on teie poolel. Teie ei pea muretsema. Te võib-olla tõesti siin saate selle sõnumi, see lööb teil korraks jalad alt ja võib-olla ühe öö seal mõtlete ja olete võib-olla ärkvel, et ei saa magada, aga te ei pea muretsema, et õiglus on teie poolel. Kurb küll, et selline jõulunädala sõnum tuleb, aga ma loodan, et see on nagu päriselt jõulunädalale, et see ei juhtu, aga kui ta juhtub, igal juhul ei pea te muretsema. Ja mis sellesse ajasse puutub, et millal miski asi täpselt juhtub, siis seda on minul nagu väga raske öelda. Ma küll võtan nädalakaardid, aga universumil on oma aja arvamine, et seal ei ole aega kui sellist. Ja seda on väga raske ennustada, et kas see juhtub homme, ülehomme või järgmisel nädalal või üldse uue aasta alguses. Et sellepärast ma ei tea, et see nüüd just hakkab esmaspäeval teile sõnum tulema, aga see võib ka tulla, see võib vabalt ka esmaspäeval tulla. Muidugi oleks väga kena, kui keegi teist esmaspäeval saab sellise sõnumi või uudise, ta võiks seda mulle ka teada anda, et võib alati kommentaaridesse kirjutada või võib ka mulle meili saata, et ma oleks päris huvitatud sellest, et mis siis nagu tegelikult juhtub. Aga ma võtsin teile selleks nädalaks ka ühe lisakaardi oma Ingli taro kaardipakist ja vaatame, mis kaart siis teile selleks nädalaks tuli. Õiglus teist korda. No siis ei ole siin kahtlustki, et õiglus on teie poolel. Võitle õigluse ja võrdsuse eest. Otsused tehakse sinu kasuks. Ära anna alla. No sõnum on selge, kes iganes teile siin praegu üritab käru keelata ja teie varast osa saada, ärge andke alla, õiglus on teie poolel. Aitäh teile, armsad veevalajad, soovin teile ilusat jõulunädalat ja kohtume järgmisel nädalal, aga unustasin öelda, et kui teile mu lugemine meeldis, siis ärge olge kitsi, pange ikka pöial üles, like ja võite ka kommenteerida. Kohtume järgmisel nädalal.